ei ole me mingit aega täis ei räägi ja samas, kui on pooleli olulistele küsimustele vastamine, siis meil on ajalist puhvrit, et mõni minut liikuda ka siis mingist päevakorrapunktist natukene üle. Aga põhimõtteliselt me teeme taotlusvoorust hästi lühikese kokkuvõtte, siis ma tahaksin rääkida sellest, milles õpirändetegevused seisnevad, et me oleme pannud tähele, et on mingisugused esiteks vajalik raamistik ja vajalikud reeglid, mida on vaja teada, aga teine asi on see, et on mingid kohad, mille vastu kiputakse eksima, et te oleksite teadlik nendest, et igal õpirände liigil on nagu oma definitsioon Erasmus+ programmis. Siis räägime lepingust, räägib Veronika Mišeljova lepingust ja räägimegi ka sellest keskkonnast, mida te siis peale lepingu sõlmimist saate kohe hakata kasutama. Et varem oleme kasutanud beneficiary moduuli kohta terminit aruandluskeskkond ja inimestele vahest mulje, et selle poole tuleb pöörduda alles projekti lõpus, aga praegu me räägime sellest ka kui haldus- ja aruandluskeskkonnast, mida siis tuleks hakata kohe kasutama ja miks ja mismoodi, sellest räägime juba hiljem. Ja ka meie turunduse ja kommunikatsiooni poolt räägib siis Markus Raunist, mida projekti info levitamise puhul tähele panna. Võib-olla siis saab salvestama ja siis ma tutvustan, ma olin pannud alguses selle slaidi lõppu, aga siis sain aru, et oleks võib-olla tore hoopis alguses ära tutvustada, et nii-öelda isiklikult liikuvas pildis näete mind ja Riinu täna siin esinemas, aga kuskil taustal siis on ülejäänud tiimiliikmed ka jälgimas seda webinari. Et nemad on kontaktisikud. Nagu te siit slaidilt näete, me tegeleme siin tiimis ka teiste haridusvaldkondadega, aga kuna üldhariduslepinguid on väga palju, siis igaühel on au meist nendega ka olla kellegi teist kontaktisik. Ja kui ma kordan seda ka hiljem, siis ma tõesti palun, et küsimused esitaksite oma kontaktisikule, et meil on tööülesanded jaotatud, siis on selle teie kontaktisikul teada, mis teemad antud projektiga on. Muidugi tuleb puhkusaeg, aga me kasutame kontorist väljas teavitust ja siis te saate juba sealt lugeda, kui teie kontaktisikut keegi asendab. Et kontaktisik oli kirjas nii otsuskirjas, kui saab olema lepingus kirjas. Ja hästi lühidalt ülevaade siis, et teil oleks ka laiem pilt sellest, kuhu teie toetus sinna laiemas pildis jääb. Et sellel aastal oli üldharidusasutustele võimalik laiali jagada üle 5 miljoni euro, mis puudutab õpirändeid. Et nagu te tõenäoliselt kõik kuulnud olete, on meil ka akrediteeritud asutused. Neid on rohkem kui 51, aga kõik ei esitanud taotlust, aga kõik, kes akrediteeritud said siis raha. Neile on natukene alla poole selle summa kõikide peale laiali jagatud ja lühiajalisi projekte tuli siis 129, kellest rahastati 87, õigemini üks otsus on veel poolik, et võib-olla me siin jääkidest lisandub võib-olla veel üks toetuse saaja. Ja õpirännete arvud on ka siin mõlemat tüüpi projektide puhul nagu väga uhked, et üle 3000 on neid planeeritud õpirändeid ja meie kogemus ütleb, et tegelikult lõpptulemusena neid tehakse ikkagi veel rohkem, kui alguses plaanis on. Ja nagu ma lubasin, räägin mina õpirände tegevustest, et selle tabeliga olete te tõenäoliselt tuttavad.
Et on sellist nagu 3 sammast, on haridustöötajate õpiränded, õpilaste õpiränded, mis on individuaalsed ja ka rühmaviisilised. Mida tahaksin rõhutada, et töötajate puhul isegi kui minnakse samal ajal samasse kohta, ei ole kunagi tegemist rühmaviisiliste õpirännetega, et see, kas te reisite koos või mitte, see ei ole sisuliselt oluline, et igaüks läheb täitma oma individuaalset ülesannet, kui tegemist on töötajatega, et õpilaste puhul on see teisiti. Aga vaatame neid tegevusi siis lähemalt. Alustame nagu need kastikesed meil seal kodulehel on, alustame nagu selle loogikaga. Üks populaarsemaid tegevusi on töö varjutamine. Ja töö varjutamise puhul peab silmas pidama, et see on tõesti kolleegi töö jälgimine, üks-ühele õppimine, mille miinimumkestus on 2 päeva. Ja nüüd on, et seda asja nagu seda töö varjutamise tuuma veelgi selgemaks teha, on toodud sisse see, et 2 töövarjutaja kohta võib olla 1 töövarjutatav. See tähendabki seda, et ei saa 10 ringi vaadata lihtsalt kuskil, selline õppevisiit ei ole töö varjutamine, et meil sellist õppevisiidi formaati nagu õpirändeprojektis ei ole. Et ei saa ka käia niimoodi päevakaupa erinevates õppeasutustes. Sellel võib olla erandeid ainult siis, kui te olete võib-olla, ma ei tea, kohalik omavalitsus, kes siis käib vastas kohaliku omavalitsuse võib-olla allasutusi vaatamas ja kellel on teine spetsiifika, aga ütleme koolide ja lasteaedade puhul peaksite olema ikkagi ühes asutuses, jälgima üldisel juhul nagu ühte inimest seal teatud eranditega, aga selline grupikaupa lihtsalt haridussüsteemiga tutvumine ja lihtsalt nagu ringi liikumine, et see ei ole see, et see on ikkagi põhiliselt igapäevase töö jälgimine. Ja meil on rõõm tõdeda, et seda tegevust on järjest rohkem soovitakse ja tihti ütlevad meie toetuse saajad, et see on neile tundub, et see on nende jaoks kasulikum tihti kui kursustel osalemine, aga kindlasti on ka väga toredaid kursusi, et kursustest ma räägin siis nüüd pärast seda, kui ma olen ka õpetamise võimalusele tähelepanu pööranud, et õpetamist on meil projektides kahjuks väga vähe. Tõenäoliselt kuna selleks peab olema keeleoskus ja tekivad võib-olla asendamisprobleemid, aga samas õpetama ei pea minema, võib samamoodi minna paariks päevaks. Et see ei tähenda seda, et te kaote kuhugi aastaks ajaks ära ja keegi peab mõtlema, kes siis teie tunnid annab. Aga seda on jah vähe, et sellel ma võib-olla ei peatu väga pikalt. Aga mis on oluline ja kuhu tuleb iga aasta võib-olla selliseid reegleid juurde, on kursustel osalemine. Kursustel osalemise puhul on hästi palju erinevaid asju, mis on olulised ja vajavad meeleks pidamist, et muidugi selge on see, et seal peab olema kvalifitseeritud koolitaja ja peab olema ka kindlaks määratud programm. Et me ei aktsepteeri selliseid kursusi, kus on just näiteks teie kooli jaoks tehtud sisu. Mitte, et me ei arva, et see selline tailor-made kursus on kuidagi vähem kvaliteetne, aga kuna tegemist on rahvusvahelise haridusprogrammiga, siis eeldatakse, et osalejaid on vähemalt 2 erinevast riigist. Ja siis eeldab seda, et programm on varem juba valmis ja siis sinna registreeruvad osalejad erinevatest riikidest. Et alati on kursuse boonuseks see, et te saate välismaiseid kontakte, kellega
võib-olla edaspidi siis õpilaste õpirändeid teha või töövarjutama minna. Kursuse sisu kindlasti peab olema teie projekti eesmärkidega või siis akrediteeritute puhul Erasmuse plaaniga seotud. Mida te peate jälgima, et samal kursuse sessioonil võivad osaleda kuni 3 haridustöötajat teie asutusest. Ja üks ja sama osaleja, ütleme Mari Tamm, saab selle ühe lepingu raames osaleda ainult ühel kursusel. Et siis jah. Ja kursuse pikkust on siis 10 päevani võimalik sellist kursust teha, aga pikemaid kursusi pigem väga ei olegi. Ja teie kursustel on ka rahaline piirang, et põhimõtteliselt on see summa, mida te saate kursustele kulutada, on tegelikult fikseeritud teie lepingutes ära, et seal olid toetuse taotlemisel, te mäletate, et olid piirangud ja nüüd te siis lepingust näete, mis on see summa, mida te saate sellele kulutada. Mis on hästi tähtis reegel, et kursuse korraldaja korraldab kursuse selles riigis, kus ta ise registreeritud on. Seda tasub küsida kursuse korraldajate endalt ja meie nõuanne on siis OID-i järgi, et nagu teil on OID, et taotlust esitada, siis meie teada enamikel kursuse korraldajatel on OID number ja sellepärast soovitame ka seda halduskeskkonda beneficial moodul kohe täitma hakata, et siis näiteks kui te soovite mingisse riiki, mis ei ole programmiriik üldse, mida on ette tulnud, soovite õpirändeid sooritada, siis see tuleb kohe välja, et see süsteem ütleb teile. Ja samuti, kui te panete kursuse korraldaja sinna, siis ta näitab teile ära, kus riigis ta asub ja kas see läheb siis kursuse toimumise kohaga kokku, siis te saate sealt järgi vaadata ja saate need õnnetused nii-öelda ära hoida juba varases faasis. Ja kursuste all küsitakse alati seda konverentsidel osalemist. Konverentsidel osalemine ei ole täiesti välistatud, aga see eeldab selliseid aktiivsete töörühmadega konverentse, et selline, kus te lihtsalt istute ja kuulate, sellised konverentsid ei ole abikõlbulikud. Et see konverents, mis on abikõlbulik, eeldab aktiivset töötubades osalemist, kus on võimalik paremini ka kontakte sõlmida teistest riikidest osalejatega. Siis lähme edasi õpilaste õpirännete juurde. Õpilaste õpiränded on jagatud individuaalseteks ja rühmaviisilisteks ja siinne vahe, see individuaalne või rühmaviisiline ei ole samuti, ei seisne selles, kes kuidas reisib, vaid see individuaalne õpiränne, nende sisu on osalemine partnerkooli õppetöös. Sellise lühiajalise õpirände miinimumkestus on 10 päeva, pikaajalise maksimum on siis 1 astronoomiline aasta. Ja igal õpilasel on oma individuaalne õppeprogramm. Alaealiste puhul võib olla ka saatja kaasas, kindlasti mitte pikaajalisel õpirändel, aga võib-olla näiteks alguseks, kui ta sisse elab või näiteks kui ka on 10-päevane õpiränne, siis näiteks võib-olla esimesed 3 päeva või ma ei tea, 5 päeva, võib-olla 8 kuuks, et võib olla siis saatja alguseks sisseelamiseks. On olemas ka õpilaste õpirännete korraldamise käsiraamat. Õpilastel on võimalik isegi minna üldoskuste praktikale, selle kohta on selles käsiraamatus selle pühendatud 1 lehekülg. Ja pikaajaline õpiränne algab juba 30 päevast.
Ja need, kes teevad, meil on 3 akrediteeritud kooli, kes korraldavad pikaajalist õpirännet, et neil on oluline tähele panna, et peavad korraldama sellise ettevalmistava koolituse õpilastele ja see peab olema mingil viisil dokumenteeritud. Ja kõigi individuaalsete õpirännete puhul tuleb täita tagasiside küsimustik. Ja sellest on ka hiljem veel juttu, mis tõendused mul siin tõendusdokumentidele niivõrd ei keskendu. Aga see jääb teile slaididele ja meil on viimasel ajal tunne, et ega kunagi ei jookse külgi mööda maha, et korrata asju. Rühmaviisilise õpirände puhul on tegemist sellise miniprojektiga projekti sees. Et me ei ütle, et ei või ühte või teist õppetundi selle rühmaga külastada, aga sellel ei saa olla suurem osa rõhku. Suurem osa rõhku on sellel ühisel õppimistegevusel, mida tehakse koos partnerkooliga, et siis vähemalt 2 kooli õpilased koos teevad mingi õppimistegevuse. Ja oluline on ka see, et õpilased ei saa osaleda kursustel, ei saa osaleda mingis valmis programmis, ei saa võtta, et vastuvõtjaks peab olema teine kool ja te ei saa kasutada mingit kolmandat firmat, kes paneb teile mingi programmi kokku, et te maksate talle raha ja saadate õpilased sinna. Et meil kahjuks on üks halb näide, kus me oleme päris suure summa raha ühelt koolilt tagasi küsinud. Et see on ikkagi 2 kooli vaheline koostöö ja kui te ka võtate, teil on õigus, ma ei tea, üksikuid võib-olla muuseumiprogramme või asju võtta, kui see on teemaga seotud, te võite väljaspoolt mingisuguseid üksikuid väikseid asju võtta, kui enamik programmist toimub koolis ja on koolide töötajate poolt planeeritud. Ja eks ole, rühmal on alati saatjad ja rühmasaatja nagu Erasmuse programmi vaatest ei ole õpirändur, vaid ta ongi saatja ja tema ülesanne on õpilasi toetada, see programm välja mõelda, võib olla ka seda, et on ju miinimumnõuded, kui palju saatjaid peab olema siis üldse teatud vanuses õpilastel, et mõni saatjatest võib olla ka näiteks lapsevanem. See on täiesti okei, aga üks saatja peab olema ikkagi sisuliste tegevustega kursis. Ja oluline on ka see, et tõesti kõigil päevadel, mille kohta te esitate selle programmi, peavad toimuma tegevused koos vastuvõtva kooliõpilastega. Et ei ole nii, et esialgu kirjutasite taotlusesse 5 päeva näiteks sisulisi tegevusi ja siis vastuvõttev kool on nõus tegema neid 4 raames ja siis te mõtlete, meil on see 1 päev, et me siis, ma ei tea, teeme mingit ekskursiooni ainult oma kooliõpilastele, siis sellisel juhul see 1 päev ei ole meie poolt rahastatav, et meie poolt on rahastatavad ainult need päevad, kus toimub sisuline õppimine vähemalt 2 kooliõpilaste vahel. Et selge see, et te võite õhtuid kasutada mingi kultuuriga tutvumiseks, aga ühesõnaga ekskursioonipäevi me ei rahasta. Ja õpilasrühmade puhul siis peamine saatja täidab ka tagasiside kogu rühma nimel. Ja selge on see, et see saatev õpetaja ka ju päris silmi seal kinni ei pane, et ta kindlasti õpib midagi selle kohta, kuidas vastuvõtvas koolis asju tehakse, aga selles mõttes, et meie poolt ei loeta teda omaette õpiränduriks või kuidagi töövarjutajaks või selliseks, sest ta on õpilaste saatja, peamiselt seotud õpilaste sisuliste tegevustega. Ja mõningaid järjest rohkem on meil ikkagi mõningaid väliseksperte, et kui te soovite näiteks kogu oma kooli töötajaskonda harida mingil teemal, siis on ju kulutulukam kutsuda üks inimene siia, kui saata 20
20–100 inimest, eks ju, tulegi kõne alla, et kõiki neid välja saata samasse kohta. Ja oluline nende välisekspertide puhul on see, et tema koolitabki töötajaid. Teie kooli töötajaid muidugi võite kutsuda naaberkoolide töötajad, ega keegi ei keela kutsuma neist ühte saali kokku. Mida meie programmis võimaldada ei saa, on töötasu. Peab olema välja mõeldud see õppeprogramm ja ta ei saa õpilasi õpetada. Et see, kui te tahate, et keegi välismaalt tuleb, õpetab teie õpilasi, siis peab kasutama seda võimalust juba see õpetamine välismaal. Aga siis jah, see tuleb juba kellegi teise projekti rahast. Õpetaja praktikandi võõrustamise võimalus on ka, aga seda minu teada ei ole praktiliselt kasutatud. Ainuke variant, mida me suudame üldse koolide ja praktikantide kokkuviimiseks pakkuda, on see Erasmus Interni lehekülg, mis on siin slaidil näha. Enamasti saavad need õpetaja praktikandid toetust ülikoolid, aga sellest aastast on võimalik ka see, et kui te leiate kuskilt kellegi, kes õpib välismaal õpetajaks ja see vist siis ta võib tulla siia praktikale nii, et te maksate ise talle stipendiumit. Kui ta muidugi ei saa olla topelt rahastatud, et siis peab olema garanteeritud, et ikkagi ta oma ülikoolist ei saa seda Erasmuse stipendiumit praktika sooritamiseks. Ja kui te ei ole kindel, kas te või tahate täpsemaid kokkuleppeid sõlmida, mida teevad õpilased oma õpirände ajal või te tahate kindel olla, et töövarjutajad saavad sellest koolist täpselt seda, mida teie koolil vaja on, siis te võite enne korraldada ka ettevalmistava lähetuse. Et kuni 3 inimest saab minna ühte kohta. Kursusi ei saa, eks ju, ette valmistada, sest kursused on juba, programm on ette valmistatud, ei saa samasse asutusse minna mitu korda. Sellised piirangud on ja kahjuks mitmeid ettevalmistavaid lähetusi me kärpisime hindamise jooksul, sellepärast, et ei olnud seletatud, miks on seda ettevalmistavat kohtumist vaja, et see ei olnud piisav, et lihtsalt see ilmus järsku sinna eelarvetabelisse, vaid me oleks tahtnud selle kohta ka selgitud taotluses. Üks väike slaid on siin mul ka selle kohta, lihtsalt paar juhtnööri, kuidas neid õpirändeid edukalt ellu viia. Et vaadake kindlasti kvaliteedistandardeid, see oli osa ka taotlusest, te võite taotlusest neid piiluda. Kindlasti on osadele, saite meilt ikkagi üsna põhjaliku tagasiside oma projektile, kuigi te saite toetust, siis võivad olla ikka seal nõuandeid, mida te saate juba projekti käigus, mõningaid nõuandeid ei saa praegu arvesse võtta, aga kui on neid nõuandeid, mida te saate arvesse võtta, siis palun tehke seda, lugege see tagasiside põhjalikult läbi. Kui tekib küsimusi, pöörduge oma kontaktisiku poole, Erasmuse programmijuhendi poole. Mida tahame südamele panna, et õpirände tegevust, see BM siin on lühend Beneficiary Module'ist, kuna see nimi on nii pikk, et sellest räägib Riin siis tänase päeva 3. ettekandes, siis saavad teile need tähed, saavad teie jaoks suurema tähenduse. Et kandke need õpiränded sisse, siis te teate, mis on teie ühikuline eelarve ja saate just nimelt, nagu ma enne ütlesin, et kui te tahate mingisse riiki minna, kuhu tegelikult õpirändele minna ei saa, te saate seda kõike piisavalt vara teada. Ja hoolitsege selle eest, et tagasiside, et iga osaleja või siis rühmasaatja peab andma tagasiside, et siis seda ka jälgige pidevalt projekti jooksul.
ja mis on nagu rusikareegel, et need õpirändetegevused peavad jääma projektiperioodi sisse. Isegi see kulude tegemine ei ole meie jaoks alati nii oluline, et see jääb projektiperioodi sisse, aga õpiränded ise koos reisipäevadega peavad toimuma projektiperioodi sees. Ja veel lihtsalt ütleksin üle, et oluline on, et Erasmuse koordinaator siis teab või projektijuht või kuidas keegi nimetab seda oma asutuses, et ta teab, et kus see leping üldse asub ja ta saab sinna igal hetkel ligi, teab, mis seal kirjas on. Koordinaator teab, kes on asutuse kontaktisik ja pöördub tema poole kõigis küsimustes. Et selge see, et ma olen nagu üldhariduse eest nagu vastutaja ja ma vahest saadan selliseid nagu ka kutsed siia webinaridele, et meil ei ole mõtet tihti teha seda selliste asjade puhul, et me kuuekesi igaüks saadab oma kontaktidele. Et vahest me teeme ka nii, aga et ma tõesti võin seda üldist kommunikatsiooni üldhariduses võib tulla minu nimelt, aga kui on ikkagi konkreetne küsimus selle antud projekti kohta, siis palun esitage oma kontaktisikule ja puhkuse ajal siis sellele, kes siis asendab, mida te saate siis sealt meili vastusest juba teada, kes see on. Ja olulistest asjadest teavitage meid kirjalikult, et kui direktor muutub, arveldusarve muutub, soovite pikendada lepingut, sellest räägib ka Veronika veel korra. Ja viitate projektinumbrile, sest osadel asutustel on noorteprojekte, on koostööprojekte, ja vahest me saame selliseid kirju, kus ei ole ka meiliaadressidest isegi aru saada, ega ei ole ka kirja all, kust asutusest te kirjutate. Ja kuna mõnel koolil on palju projekte, siis oleks nagu selle koodi lihtsalt selle projektinumbri koodi järgi me saame aru, kas see on küsimus üldse õigele inimesele või kellele me edasi peame suunama. Et oleks hea, et oleks asutus ka nimetatud ja ka projekti number nimetatud. Teekond lepinguni on selline, mõni üksik on teist saanud lepingu juba kätte, kes ei ole veel esitanud, et link, et meie omalt poolt ei saa enne mingeid lepinguid teha, kui teie ei ole oma andmeid esitanud. Et link oli otsuskirjas, kus andmeid esitada, et palun esitage need ära. Sõlmime need 3 kuu jooksul need lepingud ära. Kellel on väga kiire, andke meile teada, sest lepinguid on palju ja eks me alustame nendest, mille algusaeg on varem, sest see algusaeg võib jääda vahemikku, eks ju, siin juba möödunud 1. juunist kuni aasta lõpuni. Te ei pea jääma oma algse perioodi jooksul, mis teil taotluses olid, võite valida ka hilisema alguse, kui see muidugi selles perioodis, mis siin nimetatud. Te võite ka kestust pikendada, ütleme, kui teil oli 10 kuud, te võite valida nüüd 15 kuud. Et seda andke siis lepingu andmete esitamisel teada. Akrediteeritud lepingutel nemad ei saa algust ega lõppu valida. Nendel on algselt 15 kuud leping, mida nad saavad hiljem pikendada. Siis on teil selline, et palju oli ka kärpeid keeletoetuses sellest suunast, sest on olemas selline online language support ehk lühend OLS. Ja nüüd on tulnud ka selline, kõige parem on alustada, ma jätsin need varasemad lingid ka siia, aga tundub, et see kõige uuem on see starter kit, kus on püütud seda siis loogilisemaks ja lihtsamalt kasutatavaks teha, et seda on võimalik siis õpiränduritele jagada, seal saab keeletesti teha, keeli õppida. Kuna seal on enamik suuremaid keeli, mitte ainult suuremaid, eesti keel on seal esindatud, siis sellepärast, kui oli antud keeles, see keeletase oli OLS-is olemas, siis me lisatoetust ei andnud nendele. Mis on partnerite leidmise puhul on nagu oluline uudis, on see, et
kursuste kataloog, mis on seal European School Education platvormi lehel, see hetkel ei toimi. Et ja ma isegi ei oska praegu, et ta suvel kindlasti ei tulegi, sest vist natukene kursuse korraldajad läksid oma volüümidega, et sellele tahan tähelepanu pöörata, et kursused, mis olid ka seal kataloogis, need ei olnud kuidagi kellegi poolt kontrollitud või neil ei olnud mingit kvaliteedimärki juures, et need olid vabal turul olevad kursused, et isegi kui midagi nimetatakse Erasmuse kursuseks, siis see tähendab lihtsalt seda, et see äriühing saab oma raha sellest, et ta võtab vastu neid õppijaid, kellel on siis see Erasmuse toetus olemas, aga ükski kursuse korraldaja nagu ei ole meiega otseselt seotud. Ja nad vist läksid väga aktiivseks ja Euroopa Komisjon on seda piirama asunud, aga ma loodan, et enamikul on teada, need saate rääkida, kellel on juba kogemusi, kes on kvaliteetsed kursuse pakkujad, kasutada interneti abi. Kui te soovite töövarjutamispartnereid leida, siis Edwiningu lehel saab panna kuulutuse üles või vaadata, mis seal pakkuda on. Te saate meie kiirendi ühekordsetel üritustel osaleda või agentuuri korraldab ka rahvusvahelisi üritusi. Ja tahaksin korraks ka südamele panna, et te taotluse etapist mäletate, et meil on 4 prioriteeti. Kaasamine, keskkonnasäästlikkus, digiprioriteet ja osalemise prioriteet, et kui te olete lubanud kaasata vähemate võimalustega osalejaid ja kui te isegi ei ole lubanud seda teha, igal juhul soovitame seda teha. Kui te olete plaaninud rohelist reisimist, siis püüdke võimalusi leida selleks. Kui teil tuleb mõte, kuidas ikkagi näiteks eriti õpilaste õpirändeid täiendada selliste virtuaalsete tegevustega enne ja pärast õpirännet, siis see on igati teretulnud ja alati märkige seda ka aruandluses. Ja kaasake asjade planeerimisse ka õpilaste vastuvõtmisesse laiemalt koolist teisi töötajaid ja õppijaid, et kaasake nendesse projekti kujundamisse ja info levitamisse kooli laiemalt. Nii. Ja siis siia ka, kes tunneb juba huvi, et mis seal lõpparuandes küsitakse ja mis seal osalejalt küsitakse pärast õpirännet, siis meil on need saadaval ja ütlen ka, et osalejate küsimustikku saab täita eesti keeles ja võikski täita eesti keeles, sest tihti on see ikkagi kergem kui inglise keeles ja seda vormi ennast saab panna, nii et eestikeelsena on osalejate küsimustikud täitsa olemas. Nii, ja nüüd ma siis olen valmis vastama, kui on tulnud küsimusi. Üks küsijast on tulnud. Siis ma jah, üks küsimus on see, et kui on plaanis väljasõit kultuuripaika, mis on seotud teemaga, siis seda võib jah katta Erasmuse rahastusest. Oluline on see, et seal siis jah, see on selle teemaga seotud ja et seal mõlema kooli õpilased sisuliselt osalevad. Nii, kas on veel mingi küsimus? Teine küsimus on kommenteeritud, sinna oleks inimesed. Okei, seda ma ei näinud. Kas sama osaleja saab osaleda nii kursusel kui ka töövarjutamisel? Jah, saab, et seal ei ole piirangut, et töövarjutama võib üks ja sama inimene minna kas või 5 korda lepingu jooksul, aga kas see on mõistlik? Arvestades, et nii tihti ikkagi kõigile soovijatele neid võimalusi ei jätku, siis ikkagi soovitame ja seda tahaks rõhutada,
et ei käiks üks ja sama klikk kogu aeg, et kaasata uusi osalejaid, vähemate kogemustega osalejaid. Aga muidugi kõige tähtsam on see, et mis on see teema ja kellel on oluline konkreetsel õpirändel ikkagi osaleda. Kursuste muutmise kohta. Me oleme hästi paindlikud. Kursuste puhul võib muuta riiki, võib kindlasti ka natuke teemat, peaasi, et nad on eesmärkidega seotud. Seda juhtub tihti, et mõni kursus jääb ära ja ei ole täpselt sama pealkirjaga kursust nüüd asemele võtta. Te peate lihtsalt oma eesmärkidega selle algse kursusega sarnase kursuse valima. Võib ka olla mingis muus riigis. Et oluline on lihtsalt teada, et lõplik toetus sõltub sellest, kus te tegelikult päriselt nagu käite, et me rohkem raha juurde ei anna, aga kui see asjad toimuvad nagu lähemal või odavamas riigis, siis me ikkagi arvestame hiljem neid ühikuhindu, kus tegelikult see asi toimus. Nii, aga... Üks on veel. Aha. Kas lõpparuanne peab olema inglise või eesti keeles? Lõpparuannete saate koostada eesti keeles, et seda vormi ei ole meil võimalik eestikeelseks teha. See on liiga suur, aga see ei tähenda, et seda ei või täita eesti keeles. Aga võib ka inglise keeles, vahest on inimeste eelistus teha inglise keeles, aga eesti keeles absoluutselt võib teha. Aga kahjuks me neid küsimusi, seal on mitmeid tehnilisi teemasid, miks aruanne ise ei ole eesti keeles. Siis meil on veel siia Aleksei postituse alla tulnud üks küsimus ja Reneelt pikem kommentaar. Okei, et palun esitage eraldi küsimusi, sest ma vist ei jõua kuskil kommentaarides, ma ei tea, äkki me ei märka, kui te kommentaari panete midagi, et tehke eraldi küsimus, palun. Ei otseselt mitte, et see, kes on osalenud ettevalmistaval lähetusel, ei pea olema õpilaste saatja. Samas on muidugi loogiline, et keegi sellest, kui näiteks paar inimest läheb, siis, aga ma tean, vahest juhtub elu, et millegipärast 2 inimest käisid seal ette valmistamas ja pärast kumbki mingil põhjusel ei saa. Aga mingis mõttes sellel ei ole nõuet, et peab nii olema, aga sisulises mõttes tundub ju loogiline, et vähemalt keegi, kes käis ette valmistamas, läheb ka kaasa. Et see tõenäoliselt garanteerib parema kvaliteedi. Nii, aga nüüd lähme vist edasi, et igal juhul saab siia jooksvalt, et järgmises, et peale siis Veronikale muidugi pigem need lepingu küsimused, aga ma saan ka, kui Veronika on ära vastanud, saame meie siin veel ka vastata küsimustele, kui vaja. Aga lähme siis, ja siis ma korra ütlen veel seda, et kell 3 on siin, ma saan aru, sireeni oodata, et loodame, et see siia kui kostu, aga nagu kui peaks olema väga segav, siis saame ka mõneminutilise pausi teha. Nii, palun, Veronika. Tere ka minu poolt. Mina olen Veronika, järelevalvespetsialist ja täna ma räägin teile 2026. aasta Erasmus+ programmi toetuslepingust. Paljud teist on selle juba allkirjastamiseks kätte saanud, teised saavad ka varsti, aga kui teil on veel mingil põhjusel andmed saatmata, siis palun saatke need esimesel võimalusel. Toetusleping on siis väga oluline ja kasulik dokument, mis sisaldab palju infot teie projekti kohta. Ja see koosneb siis üldtingimustest, andmelehest ja 6 liisast. Esimene neist on projekti tegevuste kirjeldust ja selle hinnanguline eelarve. Siis teine on rahastamiskõlblike kulude tingimused. 3. on
kohaldatavad määrad. 4. on ainult siis, kui kohaldatakse, aga see on siis toetuse saajate ühinemisvorm. 5. on erieeskirjad ja 6. on elektrooniline ja selle lingi kaudu on kättesaadavad dokumentide näidisvormid. Natuke ajaraamist, et leping jõustub hiliseimal kirjastamise kuupäeval ja viimane allkirjastaja on siis agentuuri juht. Peale selle on 30 päeva jooksul tehakse teile ettemakse. Kui jõuab projekt lõppkuupäev, siis hiljemalt 60 päeva pärast tuleb esitada lõpparuanne. Siis lõpparuanne kontrollimiseks ja jagmakse tegemiseks on samuti 60 päeva. Oluline on ka säilitada kõik need projektiga seotud dokumendid 5 aastat jagmaksest, kui toetus on suurem kui 60 000 või 3 aastat, kui toetus on väiksem kui 60 000. Lepingu üldosa koosneb siis 6 peatükist. See on üsna mahukas dokument, aga seal on väga palju kasulikku infot, millega tasub kindlasti tutvuda. Ja siin on mõned näited, need ei ole lõplikud, aga need peatükid on siis üldsätted, projekt, toetus, sealhulgas toetuse vorm, määr, paindlikkus, kõlbmatud kulud, siis toetuse rakendamine, seal on näiteks toetuse saaja ülesanded ja vastutus, muud kasutatud üksused, huvide konflikt, eetika ja väärtused, turvalisus, andmete säilitamine, jagamine ja kaitse. 5. on nõuete täitmata jätmise tagajärjed, seal on toetuse vähendamisest, peatamisest ja lõpetamisest. Ja 6. on lõppsätted, ehk siis muudatused, mõned õiguslikud alused ja ka vaidluste kord. Lepingu muutmisest veel natuke, et see tuleneb lepingu artiklist 39 ja lepingu muutmist tuleb kindlasti taotleda ja teha seda tuleb kirjalikult. Ja üldiselt tuleb agentuuri ja oma kontaktisikut teavitada siis, kui on oluline info, mis võtab ja takistab projekti elluviimist. Muudatust vormistatakse kindlasti, kui on vaja lepingut pikendada, kui arveldusarveandmed on muutunud ja kui on soov tõsta üle 15% kasamistoetusest osalejatele muudes eelarvekategooriatesse. Ilma muudatused ei ole see lubatud. Siis lepingu teine lisa on rahastamiskõlblikkuse tingimused ja see sisaldab kõigi eelarvekategooriate siis arvutamise aluseid, toetuse saamise tingimusi, tõendusdokumente ja aruandlust. Suurim osa teie eelarvest on siis ühikuhinnapõhine, mis tähendab, et kindlaks määratud summa vastab teatud kriteeriumidele ja see ei pruugi võrduda teie tegelikult tehtud kuludega. Et näiteks reisitoetuse puhul on aluseks saatva ja vastuvõtva linnade vahemaa ühesuunaline linnulennult ja see vahemaa vastab konkreetsele ühikuhinnale. Vahemaa arvutamisele kasutatakse Euroopa Komisjoni vahemaade kalkulaatorid. Elamiskulude toetuse põhjal on siis sõltub 1 päeva summa vastuvõtvast riigist ja selle arvutakse põhikestuste ja ka reisipäevade eest. Kui on kasutatud tavaline reisimine, siis maksimaalselt 2 reisipäeva, 1 enne ja 1 pärast. Ja kui on kasutatud keskkonnasäästliku reisimisviisi, siis maksimaalselt 6 päeva, aga ainult siis, kui neid on tegelikult kasutatud. Siis korraldustoetus sõltub õpirände tüübis, et kas tegemist on näiteks töövarjutamistega või kursustega või rühmaviisiliste õpirännetega ja seda ei saa saatvate isikute eest. Kursuse tasude ühikuhind on siis 80 € tegevuspäeva eest ja nagu oli juba varem öeldud, siis maksimaalselt 10 päeva ja üks inimene saab osaleda ainult 1 kursusel.
Ettevalmistava kohtumise ühikuhind on siis 680 eurot osalejate kohta. Maksimaalselt saab osaleda 3 inimest ja ettevalmistav kohtumine peab kindlasti toimuma enne planeeritavat õpperännet. Kaasamistoetusorganisatsioonile on siis, kui on kaasatud vähemate võimalustega osalejad ja selle ühiku hind on 125 eurot inimese kohta. Keeleõppetoetust saab siis teatud tingimustel, aga selle ühiku hind on 150 eurot. Selleks, et need ühiku hindasid saada, on veel teatud abikõlblikkuse tingimused. Näiteks, et see saatev linn on saatva organisatsiooni asukoht, vastuvõttev linn on vastuvõtva organisatsiooni asukoht ja tegevus peab toimuma riigis, kus vastuvõttev organisatsioon on seaduslikult asutatud. Kui aga märgitakse lõpuannesse erinev päritolu või tangumiskoht, peab see kindlasti olema väga põhjendatud. Tegevuse minimaalne kestus siis arvestatakse ilma reisipäevadeta ja kui on kasutatud keskkonnasäästlikku reisimist, siis ühiku hind on abikõlblik, kui vähemalt pool edasi-tagasi reisist on läbitud kasutades säästvaid transpordivahendeid. Ja nendeks on jalgratas, buss, autode ühiskasutus, rong ja kombineeritud kujul ka laev. Kui on kasutatud keskkonnasäästlikku reisimist, siis tuleb säilitada kõik sõidupiletid. Ja samuti, nagu oli ka varem öeldud, siis kursustel on teatud piirang, et see maksimaalne kursustele lubatud toetussumma on märgitud teie lepingus ja lisas 1 täpsemalt. Lisaks ühikuhindadele on paar eelarvekategooriat, mis põhinevad tegelikel kuludel ja nendeks on kaasamistoetus osalejatele, kus hõivatakse 100% kuludest ja erikulud, nendeks on suured reisikulud, mis hõivatakse 80% ja viisad, elamislubade, vaktsineerimise ja arstiteeninditega seotud kulud. Kõik tegelikud kulud hõivatakse arvete ja maksekorralduste alusel, nii et neid tuleb kindlasti säilitada. Aga nende tegelike kulude puhul on veel täpsemad tingimused, millega saab tutvuda 2026. aasta programmi juhendist. Nüüd kohustuslikest dokumentidest. Need on samuti kirjeldatud lepingu lises 2. Siin on individuaalse õpperänne teenindusdokumendid, millised Euroopa Komisjon peab selle õpperänne toimumise kinnitamiseks. Ehk siis enne õpperännet tuleb sõlmida õppelepingud ja toetuse kasutamise lepingud osalejaga, ainult siis, kui ei ole töölähetus. Pärast õpperännet on siis kas Europassi õpperändetunnistus või muu sarnane dokument, millel on kindlasti osaleja saavutatud õppeväljundid, tegevuse algus- ja lõppkuupäevad. Need dokumendid allkirjastavad saatva ja vastuvõtva organisatsiooni esindajad ja lepinguid allkirjastab ka õpperändes osaleja. Siin on oluline, et need allkirjastamise reeglid võivad igal aastal muutuda ja sellepärast tuleb järgida just selle konkreetse projekti lepingud ja ka sama aasta programmi juhendid. Siin slaidil on need linkid klikitavad, nii et nende dokumentide näidistega saab tutvuda ja siin on ka link heale tabelile, mis kirjeldab, mis kohustuslikud dokumendid on iga tegevuse puhul. Rühmaviisilise õpperände puhul on kohustuslik rakendatud õppeprogramm, millel on märgitud tegevuse algus- ja lõppkuupäev, siis tegevuse ajakava ja kasutatud meetodid. Ja sellest tuleb kokku leppida enne õpperändet. Samuti peab olema osalejate nii saatvast kui ka vastuvõtvast organisatsioonist, kui ka saatvate isikute nimekiri. Ja need dokumente allkirjastavad saatva ja vastuvõtva organisatsiooni esindajad. Veel kohustuslikest dokumentidest teiste õpperännete
õpperändeliikide puhul, et kui on kutsutud ekspert, siis vastuvõtva asutuse ja eksperdi allkirjaga eksperdi poolt läbi viidud koolituse programm ja samuti ka toetuse kasutamise leping ekspertiga. Kursuste puhul on vaja säilitada arve või muu kirjalik kinnitus, mille kursuse korraldaja on väljastanud ja allkirjastanud ja sellel peaks kindlasti olema märgitud osaleja nimi, kursuse nimetus ja algus- ja lõppkuupäev. Samuti õppelepingu asemel võib esitada kursuse programmi ja peab olema ka toetuse kasutamise leping osalejaga. Ettevalmistava kohtumise puhul on siis toimunud kohtumise päevakava koos kohtumisel osalejate nimedega ja sellele allkirjastavad kohtumisel osalejad ja ka vastuvõttev organisatsioon. Kui on kasutatud keskkonnasäästlikke reisimisviisi, siis individuaalse õpperände puhul peab esitama iga osaleja poolt allkirjastatud kirjalik kinnitus ja kui on tegemist rühmaviisilise õpperändega, siis selle allkirjastab saatva organisatsiooni esindaja. Ja kui on kaasatud vähemate võimalustega osalejad ja taotletakse kaasamistoetusorganisatsioonile, siis peab esitama ka allkirjastatud kaasamistoetuse deklaratsioon. Nüüd natuke lisast 5 nimega erieeskirjad. See on ka suurem dokument ja siin on ainult mõned näited sellest, mis seal olemas, aga see on kindlasti väga kasulik dokument ja seal on näiteks juttu eelarve paindlikkusest, siis toetusest osalejatele, et kuidas seda soovitakse maksta, siis kaasamistoetus osalejatele, et see on soovitatavalt eelrahastatud andmekaitsest, teavitamisest, levitamisest ja nähtavusest, siis meetme rakendamise erieeskirjast, lepinguosaliste teabevahetusest ehk siis agentuuri ja toetuse saaja vahel ja osalejate kaitse ja turvalisus. Siin on oluline märkida, et see osalejate kindlustuskaitse on kohustuslik. Aga seal leiab veel muid asju ka. Lisa 5 üks punkt on aruandlus ja see tuleneb samuti lepingu artiklist 21 ja selle järgi on toetuse saajal kohustus täita aruandluskeskkonda beneficiary moodul. Ja nagu oli ka varem juba öeldud, et need tegevusi tuleb sinna kanda juba enne algust ja need peab hoidma ka ajakohasena. Siis kuna see toetuslepingus eraldatud eelarve ei ole lõplik, kujuneb see lõplik toetuse summa vastavalt elluviidud õpperännetele ja kui õpperänne tegevus muutub ka ühingupõhine eelarve ja seda on hästi näha just seal beneficiary moodulist. Väga oluline on see, et info lõpparuandes ja ka teenusdokumentides peab ühtima ja vastama tegelikult toimunud tegevusele. Samuti teenusdokumentidel ja ka lõpparuandes tuleb märkida tegevuse tegelik kestus ilma reisipäevadeta. PMis on võimalik lisada need reisipäevad eraldi. Ja pärast õpperännet täitab õpperändes osaleja tagasiside küsimustiku ja rühmaõpperände puhul täidab selle saatja. Veel punktid lisas 5 on näiteks kontrollid ja toetuse vähendamine. Siis kui lõpparuanne on esitatud, teostatakse sellele lõpparuande tavakontrolli, mille käigus vaadatakse, et esitatud eelarve vastaks abikõlblikkuse kriteeriumitele ja kui see ei vasta, siis võib tulla ette vähendus. Samuti vähendus võib juhtuda, kui lõpparuande kvaliteet on alla 60 punkti või kui projekt ei vasta kvaliteedistandardile.
Peale lõpparuande tavakontrolli on veel täiendav dokumendikontroll. See toimub lõpparuande hindamise faasis, aga see ei ole kõigil projektidel. Lisaks võivad toimuda ka kohapealne kontroll ja see võib toimuda nii tegevuste ajal kui ka tegevuste järel ja ka süsteemaudiit. Peale meid võib neid kontrollimisi ja audit läbi viia ka teised Euroopa asutused. Natuke siin logodest, et siin on lihtsalt mõned näidised eesti keeles ja inglise keeles need rahastunud ja kaasrahastunud logod. Ja kokkuvõtteks võib-olla kõige olulisem mõte, mida ma tahtsin täna teile öelda, on see, et projekti elluviimiseks ja vajalik info tingimuste ja kohustuslike tõendusdokumentide kohta on alati leitav teie toetuslepingust, selle lisadest ja programmijuhendist, nii et nendega tuleb kindlasti tutvuda ja vajadusel ka tagasi tulla nendele kohtadele, kus võib-olla hiljem tahab uuesti vaadata. Siis teiseks on see, et BIM-i sisekandeid tehakse jooksvalt ja jälgitakse selle põhjal eelarve kujunemist ja seda saab võrrelda siis reaalselt tekkinud kuludega. Siis see, et kõik vajalikud lepingud ja tõendeid vormistatakse ja allkirjastatakse õigeaegselt. Ehk siis, kui lepinguid tehakse, siis need tehakse enne õpirännet ja tunnistusi pärast õpirännet. Ja kui need tunnistusi kätte saada, siis tasub kontrollida ka koha peal, et kas see tõend vastab nõuetele ja kas kogu seal olev info vastab tegelikkusele ja samuti, et see ei sisaldaks reisipäevi. Tänan kuulamast. Nüüd vastan küsimustele, kui neid on tekkinud. Nii, ma loodan, et mind on kenasti kuulda. Et me otsustasime siin omavahel natukene arutada nende küsimuste üle, et kuna neid on palju ja osa neist tuleb minu esitluses jutuks nagunii, et äkki siis teeme nii, et ma kommenteerin neid, mis tulevad minu esitluse käigus ette nagunii, et võib-olla saab sealt juba vastuseid ja kui kõik ei saa vastatud, siis võime veel pilgu peale heita pärast minu esitlust ka, et kui midagi jääb siin vastamata, siis saame seda veel lõpus teha. Et ma kõigepealt alustaks sellest, et ma jagan siis teile kodulehte. Ma loodan, et see nüüd on kenasti ilmunud sinna. Kolleegid ütlevad mulle, kas on? Ja. On. Et kui Veronika siin kenasti tegelikult juba rääkis igasugustest dokumentidest, et seal kommentaariumis oli ka natuke segadust, et milliseid dokumente on vaja enne õpirännet, milliseid on pärast õpirännet, siis tegelikult esimesed vastused saab väga hõlpsasti siit kodulehelt kätte, et eeagentuur.ee ja kui te kindlasti võib-olla olete juba surfanud siin õpirände jaotises sellel hetkel, kui te taotlust koostasite, siis te siit saite kindlasti väga palju sellist taustateavet valdkonna kohta ja muude tegevuste ja reeglite kohta, siis nüüd, kui teil on edukalt õnnestunud toetus saada, siis teile olulisemaks võib-olla, et muutub see toetuse saaja jaotis siin. Ja kui te valite siit üldkutse ja täiskasvanuhariduse õpirändeprojektid, siis siit te leiate tegelikult kõik vajalikud igasugused põhjad, materjalid, mida teil tarvis on, et see õpirändeprojekt edukalt ellu viia. Ja üks olulisemaid sektsioone, mida kindlasti tasub juba kohe alguses
lugeda ja vaadata, on see õpirändes osalejatega seotud dokumentide vormid ja see tabel, millest Veronika rääkis, et ma korra avan selle tabeli ka. Ja siin on nagu väga selgelt oleme püüdnud siis näitlikustada, mis tegevus, millised lepingud, millised tõendid, mida on teil tarvis selle õpirände jaoks. Ja küsimus, mida ma märkasin seal kommentaariumis, oli näiteks kursuste koolituste kohta ja siis selle toetuse kasutamise lepingu kohta. Et tõepoolest, nagu Veronika juba ütles, et nagu siin kirjas, eks ju, et kui on töölähetus, siis seda ei ole vaja vormistada, kui ei ole töölähetus või see ei ole teie asutuse töötaja, et ta on mingi vabatahtlik MTÜ-s töötab näiteks mingitel muudel alustel, et siis tuleks temaga sõlmida see toetuse kasutamise leping. Ja siin on kõik kenasti niimoodi ära teile seletatud, millal on vaja, millal ei ole vaja, mida sõlmida. Ja siis oli küsimus ka selle õpilaste individuaalse õpirände kohta, et samamoodi, kuna nemad ju ka ei ole teie asutuse töötajad, nad ei lähe ju lähetusele, siis tuleb ka nendega sõlmida toetuse kasutamise leping. Ja muude dokumentidega saab siit siis täitsa rahulikult niimoodi ise näpuga järge ajades tutvuda. Siis tahtsin veel näidata ka õppelepingut ja õpirände tunnistust, mis siis tuleb teemaks näiteks haridustöötajate töö varjutamise puhul, õppeleping enne õpirännet, õpirände tunnistus pärast seda, et ka samamoodi oleme siin püüdnud teile kokku panna ühe näidise, kus Mari Maasikas läheb õpirändele ja temale on tehtud juba selline õppelepingu põhi ära, et vajadusel saab siis seda kasutada ja siin oma andmed asemele panna ja veel alla kerides leiate lingiga näiteks aruandluskeskkonda, millest ma kohe täpsemalt hakkan rääkima, seesama PM, leiate ka muud vajalikud dokumendid, kasulikud lingid, kõik see kaasamistoetuse deklaratsioon ja rohereisimise kinnitus, et kõik on tegelikult siia koondatud kokku, ei pea neid mitmest erinevast kohast otsima. Ja nüüd ma püüan siis otse lülitada enda esitlusele, et me saaksime jätkata. Läheb mõni hetk laadimisega aega ja siis saame sellest aruandluskeskkonnast natukene täpsemalt juttu teha. Siia ma olen pannud lihtsalt ühe kuvatõmmise veel, et kui peaks pärast olema tarvis või läheb meelest ära, kus see koht täpselt oli, siis siin on punasega ära märgitud, et kus te need samad materjalid siis leiate ja neid otsida saate. Nüüd siis selle PM-i kohta, millest on siin juba pikalt juttu olnud ja palju, et pärast, kui te olete oma lepingu ära sõlminud, pärast lepingu sõlmimist tuleb siis teie valitud kontaktisikule ja allkirjaõigusliku isikule ka e-mail lingiga, millest te pääsete sinna, aga nagu ma näitasin, siis sinna pääseb ka kodulehelt ja siia ma olen lihtsalt kleepinud ka mitmeid kasutusjuhendeid. Komisjonil on tehtud palju selliseid kasulikke kuvatõmmistega, mõned isegi video kujul, et iga sammu jaoks, kuidas õpirännet sisestada, kuidas partnerorganisatsiooni sisestada, et kõik on seal olemas. Kõige lihtsam on võtta need kasutusjuhendid ja nende kuvatõmmiste abil lihtsalt ükskord niimoodi läbi teha ja siis pärast on kindlasti juba palju selgem ja lihtsam ülejäänusid lisada. Nagu Veronika südame pani, siis seda PM-i tuleb täita jooksvalt, et see ei ole selline, et kui on aruande hetk käes, et siis panen tagantjärele kõik sisse sinna, sest see on mitmel põhjusel väga oluline ja kõige olulisem on kindlasti see, et te peate ju pidevalt jälgima 2 erinevat eelarvet, millest üks on siis reaalselt teil pangakontol nii-öelda olev rahasumma ja teine on see, mis kujuneb ühikute põhjal ja kõige kindlam on seda ühikute põhjal arvutada ja kõige lihtsam ka seal samas halduskeskkonnas. Ja tõepoolest on kahjuks juba juhtunud siin ka selliseid apsakaid, et ongi planeeritud õpiränne, kas kõige lihtsam näide praegu näiteks Inglismaale, eks ju, kuhu ei saa, et see ei ole praegu abikõlblik riik, siis näiteks PM ütleb kohe, et seda te valida ei saa ja hoiate selle enne juba ära, kui te olete mingeid kulutusi teinud. Et siis on nagu lihtsam seda olukorda lahendada.
Siis, kui te olete sisestanud selle õpirände sinna, te võite seal katsetada, proovida. See ei ole mingi lõplik asi, mis jõuab meieni. Te saate seda alati muuta ja sättida. Te võite ka mingeid teoreetilisi õpirändeid sinna lisada lihtsalt selleks, et vaadata, kui palju te midagi saaksite teha. Et kõike saab kustutada, muuta vajadusel, et midagi sellest ei juhtu, et sinna proovida. Siis kõik need dokumendid, õppelepingud ja tunnistused, et need on võimalik võtta meie kodulehelt, nagu ma näitasin, ja neid põhju kasutada. Aga teine variant on sisestada see õpiränne sinna PM-i ja sinna õpirände juurde genereerida need dokumendid otse PM-ist. Et see variant on ka olemas. Ma kohe näitan teile ka kuvatõmmiseid sellest. Ja siis sellisel juhul on nad juba ka mingil määral eeltäidetud, et ma olen pannud siia ka juhendid, pärast saab siis omas tempos rahulikult nendega tutvuda ja valida omale siis sobivam variant, kuidas neid luua. Siis kõigepealt kohe esimene väga keeruline samm, kui saate selle lingi kätte, hakkate sinna PM-i sisenema, siis nagu tänapäeval kombeks on vaja ka mitmefaktorilist autentimist kasutada seal ja selleks te saate valida siis, kas te soovite teha seda mobiiliäpiga, peate mobiili tõmbama EU login äpi alla või siis on ka võimalik näiteks ID-kaardiga või ka turbevõtmega, et igaüks saab valida omale sobivaima lahenduse, et enne kui te üldse leiate oma projekti, saate sinna keskkonda ligi, on teil vaja see autentimine ära teha. Ja selleks on meil ka kodulehel eestikeelne juhend, mille abil liikudes te saate selle autentimise tõenäoliselt hõlpsasti ära teha. Ja kui on siis mitmeastmeline tuvastus seal seadistatud, siis te saate juba oma projekti kallale minna. Ja kui te projekti avate, siis teile peaks avanema selline vaade. Et kindlasti on siin inimesi, kellel see on juba väga tuttav ja on seda juba väga palju teinud, aga arvestame siis nendega ka, kes seda võib-olla teevad esimest korda ja liigume sellises rahulikumas ja selges tempos. Et kui see pilt teile avaneb, siis te näete, vasakul pool on selline menüü. Sealt saab siis oma projektiga seotud infot vaadata, et esimeses jaotises siin detailide all ongi teie projekti info, detailid selle kohta. Allpoolt leiate siis partnerorganisatsioonid, aga need tuleb sinna lisada, kui nad on teil selgunud, et taotluse faasis ju teil ei pruukinud neid veel valitud olla. Siis näete andmeid nende isikute kohta, kes on teie projektiga seotud, tõenäoliselt teie siis allkirjaõiguslik isik või kui soovite, saab sinna veel isikuid lisada. Siis saate siia ettevalmistavaid kohtumisi lisada, kui teil oli nende jaoks toetust eraldatud. Siis seesama õpirännete jaotis, millest räägime natukene põhjalikumalt, aga siin on ka siis vähemate võimalustega osalejaid võimalik märkida. Samuti väga oluline see budget ehk eelarve, kus te saategi siis vaadata, kuidas teil ühikupõhiselt see seal kujuneb, kui palju teil on alles, kui palju te saate veel planeerida ja raportite koht siis, kuhu pärast saate omale luua lõpparuande ja seda sinna samma täita. Nüüd eelmisel slaidil ma näitasin, eks ju, see Mobility Activities kohta, et siit saate hakata siis oma õpirändeid sisestama ja teha seda siis jooksvalt, nagu me rääkisime, mitte lõpus tagantjärele. Ja selleks te siis, siin on nagu kaks, või tähendab jah, et kui vajutate siia peale, peate kõigepealt ülevalt valima, millise õpirände liigiga tegemist üldse on, et kas see on individuaalne õpiränne või see on rühmaviisiline õpiränne. Ja siis vastavalt sellele klikite lahti selle jaotise. Siis avaneb teile siia see Create nupp sinna, vajutate plussist ja kui olete vajutanud seda nuppu, siis tulebki selline õpiränne, siis õpirände mustand tuleb teile lahti, kuhu te saate hakata täitma selle õpiränduri andmeid siis. Ja siin üleval nurgas, nagu näha, juba hakkabki tegema teile siin selline eelarve, mida saate jälgida, ühe õpirände eelarvet, aga ka kogu eelarvet eraldi, eks. Ja täidate siia siis kõik need väljad, mis on tarnikesega nõutud. Näiteks kontaktandmed, siis igasugused keeleküsimused ja muud korralduslikud, et siin on kõik kenasti näha ja tarnikesega märgitud, et mida teilt on nõutud. Ja kui olete kõik need andmed sinna siis sisestanud, siis siit alt paremast nurgast saate salvestada ja ilmub teile selline rida siis kus on siis kirjas, mis
tüüpi tegevusega tegemist on, mis on selle õpiränduri nimi ja tõestuseks veel siin on roheline nupp, kust saab alati seda muuta ja on ka punane nupp, kust saab ka vajadusel täitsa terve rida ära kustutada, kui on midagi valesti või ei ole enam plaanis sellist tegevust. Ja siis, kui teil on ka siin selline rida tekkinud ja see õpiränne on sisestatud ja siit rohelisest nupust valitada muutmiseks, siis see ongi see koht, kus saab ka tegelikult neid õppelepinguid ja tunnistusi luua. Samamoodi avaneb teile sinna create nupp ja täpselt sama loogika järgi saate ka selle dokumendi põhja luua. Ehk siis teil on 2 varianti, et kas võtate juba valmis oleva põhja või toimetate siin aruandluskeskkonna selle dokumendiga ka. Siis osaleja tagasiside natukene võib-olla nüüd kordab, et on juba juttu olnud, on oluline osa sellest õpirändest, et kui õpirändur on ära käinud, on töötaja käinud siis töövarjutamas kursusel või on õpilane käinud individuaalsel õpirändel, tuleb tema meilile tagasiside küsimustik. Nagu öeldud, seda saab panna eestikeelseks ja sellele saab vastata eesti keeles ja siia on lingitud teile ka veel vist juba mitmekordselt on ju, aga ikkagi on lingitud näidiseid. Saate sellega tutvuda, saate ka juhendit vaadata, kuidas see eestikeelseks muuda. Ja ka see on ka väga oluline osa teie lõpparuande kujunemisest, et see moodustab sinna sellise statistika, aga samas ka koordinaatoril on väga hea nagu neid ikkagi lugeda selleks, et saada selline üldine ja suur pilt, saada teada, mida osalejad on õpirändest arvanud, mida nad on välja toonud ja tegelikult oleks väga hea seda ka jooksvalt teha, sest siis on jälle võimalik ka teha vastavaid kohandusi ka järgmiste õpirännete puhul vastavalt sellele, mida õpirändurid siis välja on toonud. Ja selleks, et sellest nagu mingit abi oleks ja te saaksite ise parema pildi ja ka teie lõpparuande hindajal oleks pilt selgem, siis tasub võib-olla õpirändel osalejatega seda nagu enne täitmist koos vaadata. Võib-olla mõned kohad vajavad seal natuke selgitamist, mida need tähendavad. Näiteks need aluspõhimõtted on teile võib-olla tuttavad, aga võib-olla õpirändel osalejad ei saa täpselt aru, mida neilt on küsitud ja lihtsalt siis nad võivad võib-olla vastata selliseid asju, mida nad tegelikult poleks mõelnud, kui nad oleks teadnud, mida see sisuliselt tähendab. Ja seda ei tasu selles mõttes peljata, et see on õpiränduri kohustus see täita ja neilt saab nõuda seda, et nad selle täidaksid ja tegelikult koordinaatori ülesanne on siis hoolitseda, et 100% nendest tagasiside küsimustikest oleks ka lõpparuande ajaks siis ka esitatud ja eesti keeles, nagu siis juba öeldud. Ja siis mõni sõna ka toetavatest organisatsioonidest, et see ei ole väga aktuaalne ja väga suur teema, et seda ei kasutata nüüd tohutult palju, aga siiski see on organisatsioon, kes raha eest aitab teil vahendada suhtlust vastuvõtta organisatsiooniga, leiab teile näiteks organisatsiooni, kuhu minna töövarjutama näiteks või õpilastega rändele, et seda mitte siis segamini ajada selle päris vastuvõtva organisatsiooniga, kes teid vastu võtab või reisifirmaga, et nemad ei ole toetavad organisatsioonid. Et toetavad organisatsioonid ongi sellised eraldi ettevõtted, kes siis aitavad teid sellistes praktilistes küsimustes. Ja see ei ole keelatud, aga see peab olema märgitud siis lepingusse, agentuuriga sõlmitavasse lepingusse, et kui te seda seniks ei ole teinud, aga teil on ikkagi tunne, et teil on mingi organisatsioon kõrval, kes aitab teid ja pakub teile mingit sellist praktilist abi, et siis palun võtke jällegi selle kontaktisikuga ühendust ja paneme selle ka lepingusse, sest see on kohustus nad seal ära märkida. Ja siin all on siis rohelise ja punasega toodud ka sellised mõned näited ülesannetest, mida nad võivad teha ja mida nad ei või teha. Ja kes tahab rohkem tutvuda, siis siin on ka tegelikult nendega töötamise selline juhend kokku pandud ja seal juhendis on samamoodi need ülesanded välja toodud, et nad võivad teid abistada sellistes praktilistes tegevustes nagu reisi- ja majutuskorraldus, viisad, vastuvõtvate organisatsioonide leidmine, mingisugune selline ettevalmistuse toetamine ja teid nagu sellise info ja teabega varustamine, aga nad kindlasti ei tohi sellistesse põhitegevustesse sekkuda, nagu näiteks taotluse kirjutamine või projekti finantsidega toimetamine või meiega suhtlus või kas või aruandlus ja kõik muu selline õpiväljundite sisu, kvaliteedi ja muule otsustamine või sinna liigselt sekkumine. Et see on siis keelatud. Ja olemegi jõudnud küsimuste vastusteni. Nüüd ma püüan siis
ka avada selle sektsiooni, vaatame siis, millised küsimused siin vastamata on jäänud, et ma saan aru, et kolleegid on siin kirjalikult ka juba vastanud. Jah, et ma saan aru, et millal kumbagi logo kasutada kaasrahastuse ja rahastuse kohta, et neil ei ole ju vahet, eks ole. Jah, et vahet ei ole, kumba te kasutate, aga logo puhul tahtsin veel tähelepanu juhtida sellele, et see logodega seotud info on ka seal kodulehel samas sektsioonis kätte saada, mida ma näitasin, aga kindlasti veenduge, et te kasutate õiget logo, et see Erasmus+ koos lipukesega, et see nüüd on juba vananenud, et väga palju on seda logo näha reklaammaterjalide juures. Vaadake kindlasti üle, milline on värske logo, need on need, mis Veronika näitas, neid võite mõlemaid kasutada ja kodulehelt või siis lepingust saate selle info, milline on korrektne logo. Siis ma loodan, et see toetuse kasutamise lepingu küsimus sai vastuse, et kui on töölähetus, täpselt nagu siin kirjas, siis ei ole seda tarvis, kui ei ole, siis peate vormistama. Ka õpilase individuaalse õpirände puhul, nagu öeldud, ja ka milliseid dokumente tuleb eeltäita enne ja pärast töövarjutust, ma loodan, sai samamoodi vastatud. Siis on veel küsimus, et kas töövarjuks saavad olla ka abiõpetajad lasteaiast või peavad olema ainult õpetajad. Erika, palun. Ikka abiõpetajad saavad ka osaleda töövarjutamises, selles ei ole mingit kahtlust, aga kas ma tahtsin selle mentori küsimusele vastata, siin on kahes kohas see mentori, et ma panen siia, Rene on ka siin, ongi, mulle tundub, et siiamaani oleme programmis kasutanud sõna mentor hästi sellise koha peal, kus ongi see, et kes on nagu kontaktisik ja mingi praktilistes asjades ja kui juhtub midagi kriitilist, siis mulle tundub, et sellest aastast me nagu kuidagi selles programmi juhendi raames on nagu mentor kuidagi kahetähenduslikuks muutunud. Ja ma toon siia Rene küsimuse alla ühe teise nagu tsitaadi, see on eestikeelsest programmi juhendist lehekülg 108, et töövarjuna tegutsemiseks on vaja vastuvõtvas organisatsioonis kindlalt määratleda peamine mentor, see isik, kelle tegevust osaleja töövarjuna jälgib. See tähendab tegelikult töövarjutatavat. Et siin on tahetud, Reneel on laias laastus õigus, et see ei ole alati, ei pea olema üks inimene, keda jälgitakse, aga tegelikult miks see kitsendus on, et ühe töövarjutatavate kohta on maksimum 2 töövarjutajat on tegelikult selle asja sisu. Et ma ei tea, miks seda mentorit siin kasutatakse, et see ikkagi ei läheks selliseks õppevisiidiks kätte, sest see on nagu kipub paljudel juhtudel minema ja siin on mõeldud seda, et kui ütleme lasteaiaõpetajad minnakse töövarjutama, ütleme teie, ma ei tea, lasteaiast Kullapai läheb 2 õpetajat, siis kuhugi, et maksimaalselt võib olla 2, et ei saa 5 vaadata selle rühma õpetaja tööd seal Itaalias, vaid selles ühes rühmas seda ühte inimest saavad jälgida maksimaalselt 2 Eesti lasteaiaõpetajat. Et see on ikkagi see kitsendus ja ma ei tea, miks seda nagu mentoriks on niimoodi nimetatud. Jah, muidugi kui on asjakohane ja nii edasi, siis võib ka olla erinevaid, aga siin on tahetud, et te süvenete selle asutuse töösse, mitte ei jookse pealiskaudselt ühest kohast teise. Ja nagu ma ütlesin, et tõesti, et kui on näiteks mingi koolipidaja või mingi haridusamet, neil võibki olla asjakohane, ma ei tea, ka mingi Rumeenia haridus kuskil mingisuguse, ma ei tea, kuskil on mingi linna haridusameti tegevust jälgida ja käia ka haridusameti allasutustes, et see kahtlemata oleneb eesmärkidest ja see oleneb, mis tüüpi asutus. Aga põhiline selle asja sisu on see, et töövarjutamisest ei saaks õppevisiiti, sest õppevisiidi tegevust meil programmis ei ole. Loodan, et see vastab ka sellele teisele
nii-öelda mentorit puudutavale küsimusele. Tegelikult see inimene, kes teile mingeid praktilisi asju, ütleme, kui teil on 10 inimest lähevad töö varjutama, eks ju, siis neil on see vähemalt 5 töö varjutatavat, 5–10, aga tegelikult see, kes on nii-öelda mentor praktilistes küsimustes, võib olla mingisugune veel järgmine isik ja see ei puutu nagu sellesse definitsiooni üldse, et siin on, ma arvan, selline definitsiooni probleem natuke, aga asja mõte on, et ühel töö varjutataval ei tohi olla rohkem kui 2 jälgijat siis korraga. Ja mulle tundub, et siin on saanud kõik vastuse, kui kellelgi ei ole just veel midagi lisaks küsida. Nii, aga siis teeme, kas me siis lubame Markuse praegu ja siis lõpus avame mikrofonid ka, aga kuulame veel Markuse ära, mis tal on öelda. Ja, ma küsin kõigepealt, kas mu ekraani on korralikult näha? Jah. Okei. Ja, ma olen Markus, agentuuris siis turumiskommunikatsiooniga tegelen ja ma räägin teile põgusalt sellest, et mis asju tuleks nagu meeles pidada, kui te oma projekti soovite kommunikeerida. Aga liigume kõigepealt selle juurde, et mis see kommunikatsioon üldse on, et tihtipeale mõeldakse sellest kui ainult info edastamise protsessist, aga kommunikatsioonis on oluline see, et see on kahesuunaline protsess, et see ei ole ainult info vahetamine, see on ka tegelikult andmete, sõnumite, ideede vahetamine läbi asjakohaste kanalite. Ja tavaliselt meil on seal kindlaks määratud sihtrühmad, kelleni me tahame jõuda ühel või teisel moel. Et miks see on oluline projekti puhul siis seda kommunikeerida? Esiteks aitab teie organisatsiooni ja selle tegevusi esile tuua. See samuti toetab teie projektide tulemuste levikut ja tegelikult aitab potentsiaalselt laiendada ka võrgustikke tulevase koostöö jaoks. Ja kindlasti võib seal olla ka see mõju, et see aitab inspireerida teisi õpirändele tegema selliseid projekte ja seda reaalset mõju, mis projektil on. Vahel läks. Üks oluline asi, mis kommunikatsiooni puhul tuleb meeles pidada, et edukas kommunikatsioon toetub alati strateegiale. Ma ei usu, et siit enamik teist hakkavad nüüd väga suurt ja laialdast kommunikatsioonistrateegiat välja töötama, aga õpirännete puhul on tihtipeale olnud inimestel tahtmine kirjutada kogemuslugusid näiteks ja selliste väiksemate kommunikatsioonitegevuste puhul tuleks ikkagi meeles pidada 4 põhilist väga lihtsat küsimust ja lähtuda nendest, kui te oma kogemust jagate. Ehk siis, et esiteks, miks tuleks paika panna eesmärk, et miks me üldse kommunikeerime oma projekti, mida me tahame sellega saavutada ja panna paika eesmärgid. Mida konkreetsemad need on, seda parem, et võib kasutada näiteks SMART-mudelit, mis on siis, et need oleks konkreetsed ehk specific, mõõdetavad ehk measurable, saavutatavad, achievable, asjakohased ehk relevant ja tähtajalised ehk timely. Mul on siin slaidel link ka ühele artiklile, mis seletab selle veel paremini lahti, veel põhjalikumalt, kui on soovi sellega tutvuda. Aga see on selline hea raamistik, mida oma eesmärkide seadmisel kasutada. Siis teine küsimus on, et kellele seda kommunikatsiooni üldse teeme.
kelleni me tahame jõuda, kas need on õpilased, haridustöötajad, lapsevanemad, kas meil on mitu sihtrühma, kelleni tahame jõuda. Ja siis sellest lähtuvalt tuleks kohandada oma sõnumit, mõelda keelekasutusele, mis on teie õpirände loo juures see, mis võiks seda konkreetset sihtgruppi kõige rohkem kõnetada ja siis rõhuda just sellele, et sihtrühmast oleneb väga palju, et kuidas me selle loo nagu üles ehitame ja struktureerime. Siis tuleks panna paika põhisõnum, et igal lool on alati, peaks olema üks põhisõnum, mida me tahame anda edasi. Sest kui on liiga palju erinevaid nii-öelda põhisõnumeid, siis võib see natuke laiali valguda ja põhisõnumid aitavad siis äratada sihtrühmades huvi, sest nagu ma enne mainisin, need peaksid olema kohandatud sihtrühmale, sihtrühma nii-öelda iseloomu või väärtusi ja motivatsioone silmas pidades. Et sõnum peaks olema selge, lühike ja lihtne meelde jätta. Et see peaks, põhisõnum võiks olla selline, mis tuleb sul une pealt ka. Kui keegi küsib sult, et mis oli see põhiline asi, miks see õpiränne oli kasulik, et siis sa une pealt oskad seda öelda lihtsasti ja selgesti. Et see oleks selline on näiteks hea põhisõnum. Ja siis kuidas, et mis on teie asutusele saadavad kanalid, milliseid kanaleid teie sihtrühm kõige rohkem vaatab, kus nad aega veedavad, et mõelda nendele. Jah, alati meil ei ole kättesaadavad konkreetsed andmed selle kohta, aga võib kas või üritada mõtteharjutusena panna ennast näiteks õpilase kingadesse. Näiteks kui me tahame oma lugu suunata õpilasele, siis kus meie asutuse õpilased näiteks enim aega veedavad. Noored on tavaliselt, eks ju, sotsiaalmeedias nagu Instagram ja nii edasi. Või kui me tahame jõuda õpetajateni, siis äkki võib mõni konkreetne meediaväljaanne, näiteks õpetajate leht. Et jällegi sihtrühm, kelleni me tahame jõuda, see määrab ka meie kanalite valikud. Siis ma tahaks anda mõned praktilised nõuanded kogemuslugude kirjutamiseks. Et kui vähegi võimalik, siis oma õpirännet nii-öelda dokumenteerida seda lugu algusest peale. Teha pilte, võtta tsitaate osalejatelt, teha videosid. Visuaalne materjal, kvaliteetne visuaalne materjal lisab alati kogemusloole väga palju juurde. Sellist iseloomu. Siis tuleks kindlasti, nagu ma juba mainisin, mõelda välja, mis on peamine sõnum õppetund ja pane see kirja endale ja lähtu sellest, kui sa oma lugu üles ehitad. Kasuta lihtsat keelt, et tekst oleks arusaadav igaühele olenemata selles mõttes, mida arusaadavam on tekst võimalikult laiale sihtgrupile, eks ju, et kõigi haridustase ei pruugi olla sama, kes seda loevad ja nii edasi, kõigi sõnavara ei ole võib-olla üritame olla ligipääsetavad inimestele, teha niimoodi, et kõik saaksid aru, kui nad seda lugu loevad. Et siin on ka üks asi, mis veel tasub meeles pidada, et liialt pikki lauseid ei tasu kasutada, et kui su lause on niisugune üks paragrahv pikk, siis see on ilmselt liiga pikk, et ürita tükeldada rohkem ja kasuta alapealkirju, et liigenda teksti kindlasti. Selleks võib tsitaatega kasutada või pilte. Et
Ja siis järgmine punkt ongi, et visuaalsed elemendid on olulised, et nagu ma enne mainisin, pildid aitavad anda iseloomu sinu loole. Ja siis võib-olla mõnes mõttes see läheb sinna samasse auku nagu see peamine sõnum või mõte, aga ürita nii-öelda esimese lõiguga võtta oma õpirände kogemus võimalikult konkreetselt ja arusaadavalt kokku. See võiks olla lühike ja tabav, et kui sa peaksidki, ütleme, 4 lauset, et kuidas sa võtaksid oma seda õpirände projekti kokku, kus te käisite, mis olid peamised asjad, mis te õppisite, mis tegi selle eriliseks, siis kuidas sa seda teeksid. Et see on üks asi, millele tasub mõelda. Ja kui te tahate meediasse pääseda oma õpirändelugudega, siis tavaliselt pakub eelkõige huvi kohalikele lehtedele. Siis olenevalt, mis maakonnas teie asutus on, et võtta ühendust kohalike ajakirjanikega. See on selline kõige tõenäolisem viis, et teie lugu võib kuhugi saada. Siin on mul paar linki. Üks vorm turunduskanalite kaardistamiseks, mida pärast üritust tahaks ka tegelikult jagada, sest selle mõte on põhiliselt see, et kui vähegi võimalik, siis te võiksite selle ära täita, see võtab mingi 3 minutit maksimum ja selle mõte on see, et meil agentuuri turundustiimis oleks ülevaade teie asutuse kanalitest, kus te kas plaanite või olete varasemalt oma kogemuslugusid jaganud, sest see aitab meil silma peal hoida, kui kuskil midagi ilmub, siis võimendada seda oma kanalites, agentuuri kanalites. Siis mul on siin üks link juhisele, kuidas tutvustada oma projekti. Seal on palju seda juttu, mida ma rääkisin, aga ma rääkisin ainult osa sellest, et kui teil on huvi põhjalikumalt tutvuda ja te reaalselt jõuate sinna faasi oma projektiga, kus te hakkate mõtlema sellele kommunikeerimisele tingsamalt, siis tasub selle lingiga, selle materjaliga tutvust teha, sest seal on väga lihtsalt ja arusaadavalt toodud välja, millele tasuks mõelda. Ja kui teil on mingeid kommunikatsioonialaseid küsimusi või mingid koostöösoovid, näiteks mingid postituse osas, et agentuuri kanalites võimendaks neid või kas või koostöös mingi kogemuslugu kirjutada, et siis võib alati mulle meili saata või helistada, et mina olen selles osas siis peamine kontakt, et muidugi see, kas me oma kanalites seda jagame, et see oleneb alati ka sellest, et kui palju on parajasti meil muid kogemuslugusid ees ja mis täpselt õpirändel toimus ja kuidas me saaksime, kas see nii-öelda selles mõttes sobitub meie siis sotsiaalmeediasse sihtrühma poolest. Nii et need asjad, need detailid saame alati läbi rääkida. Ja siis minu poolt see hetkel on kõik. On vist, kui veel küsimusi peab küsida, ma saan aru, et me teeme mikrid lahti vist nüüd, eks ju. Õige.